Sit ready. Attention. Ja taas sütis fooris roheline tuli. Nüüd on näha, kuidas noormehed väga jõuliselt stardist lähevad ja praegu me räägime siis alla 15-aastastest poistest. Nemad on Eesti sõudmise mõistest C vanuserühma osalejad. Neil on vanust 13-14 peamiselt ja võib-olla ka mõni noorem D-klassi osaleja. Hans Skovits on võtnud juhtohjad enda kätte, nii nagu ka natukene eeldasin. Tegemist on sisesõudmises tuntud noore tegijaga ja varasemaltki on tal ilusaid tulemusi sõudevõistlustelt ette näidata just sisesõudmises. Ja praegu on juba edu kasvanud nii lühikese maaga 250 meetriga 1,5 virtuaalse paadi korpuseni ehk et paadi pikkuseni. Ja teda on jälitamas kõige lähemal Tobias Alp. Mattius Tubelis on ka hästi saanud liikuma, aga need vahed on, no ma isegi ütleks üllatavalt juba pikad ja kui nüüd Hans Skovits niimoodi jätkab, siis on siit tulemas ka aja mõttes vägagi soliidne sõit selle vanusegrupi kohta. Masina number 11 on siis, ja praegu näemegi aparaadid 1 ja 2, siin siis Tobias Alp, viljandlane, selles rohevalges sõudetrikoos ja tema kõrval näeme seal vilksamas ka number 2, kes on Dominic Lans-Kogan. Siin aga 18 ja 19 peal on Randar Klaus, kes on hetkel 4. positsioonil ja masinal 18 annab endast kõike Gleb Lushisin. Numbrid 2 ja 3 on praegu kaadris ja siin number 12 Tubelis Modieus. Tubelis on Leedust ja Tubelise tõmme on, no ütleks, täitsa võimas. Väga rahulikus rütmis ta liigub ja nüüd siis, kui on alanud või kohe algamas viimane veerandsada, siis Tubelis, mine tea, kas nõelab, aga nõelab kindlasti Tobias Alp ja praegu ongi näha, kuidas siis Skovits on veel liider, aga Alp on võtmas kaotusmeetreid vähemaks ja niimoodi meetri haaval on see alla läinud. Alles oli 9, nüüd on 8 ja kas läheb veelgi? No veel on edu turvaline Skovitsil, aga teades, et ikkagi viimasel 200 meetril hakkab see finišispurdi tegemise aeg, siis nüüd on need hetked ka kätte jõudnud ja Tobias Alp on nüüd jäänud 7 meetri kaugusele. On hästi vaikselt millimeetri haaval järele nihkumas. Nüüd taas vahe suureneb, kas Skovits suudab Alpi vastu oma positsiooni kaitsta. Tundub, et suudab siiski lõpujooneni vastu pidada ja siit tuleb võitja. Hans Skovits on alfa võistluse võitja 2026. Väga tulises finaalsõidus 3.20,8, Tobias Alp 3.22,5 ja nüüd üsna turvaliselt 3. positsioonil lõpetab siin Modieus Tubelis leedulane 3.35. Nii et 3.20,8 on Hansu võiduaeg ja vaatan taas korra rekordiraamatutele ka otsa, millised seisud on siin ajaloos olnud. No Robert Vassiljevi aeg eelmisel aastal ülivõimas 3.14,6 markeerides alfa rekordit. Ja pange tähele, maailmarekord selles vanusegrupis, kui ma neid numbreid vaatan, ei tahaks nagu uskuda, aga 2.53,1. 2.53,1 alla 15-aastased sõudjad. Isaiah Harrison, Ameerika, aasta oli 2019. Numbrid ei valeta ja päris põnev on jah neid selliseid rekordiraamatuid ja fakte võrrelda. Sõudeergomeetrite võistlustel rekordeid peetakse ja Koncept 2 maailmaorganisatsioon ehk et see suur emaorganisatsioon väga hästi neid ka oma veebiavarastus presenteerib. Muuseas, ega Eesti rekordid on ka edetabeli mõttes ja
kõik on saadaval Concept2 Eesti haru veebis, nii et concept2.ee on Eesti sõudeergomeetrite kodu ja kui te sinna kiikate, siis saate ka sellist väga head oskusteavet ja taustainfot. Muidugi saate neid masinaid ka soetada või rentida. Aga nüüd läheme edasi ja siin järgmisena kavas natukene vanemate noorsportlaste arvestuses B-vanuserühma tütarlapsed ehk et alla 17-aastased tegijad ja see sõit on ka juba mõne minuti pärast algamas ja nüüd, kus poisid lähevad areenilt maha, keda me äsja võistlemas nägime, siis mul on ka hea meel kohe tutvustada juba ja juhatada sisse järgmine sõit.